on taim, millest me oleme saanud ihukatet juba tuhandeid aastaid. Me külvame ta toomingate õitsemise aegu, laseme tal rahulikult 4 kuud kasvada ja augusti lõpus me kitkume ta ilusa kollase taimena maa seest. Selleks, et me sellest linataimest saaksime omale riited selga, tuleb teda töödelda. Ja nagu vanasõna pärimus ütleb, et linal on 9 surma. Kui me ta maa seest välja tõmbame, peame tal eemaldama kuprad. Kupar on linataime osa, kus ka valmivad seemned. Linakuprad eemaldatakse linaraatsaga. Peale kuparde eemaldamist paneme linad likku. Liotamiseks on 2 erinevat võimalust, nii vesiliotus kui kasteleotus. Et siin ma saan teile näidata kasteliotatud linavarsi, mis näevad hallid välja. Vesiliotus kestab lühikest aega, nädal kuni 2, sõltuvalt ilmast, kui kiiresti toimub lagunemisprotsess. Ehk siis luu eemaldub linakiust. Kasteliotus kestab meil kauem, võib kesta kuni kuu. Ja kasteliotus tähendab seda, et leotusprotsess toimub kaste ajal. Kui nüüd on kasteleos olnud lina, siis ta tõmmatakse kokku sellisteks puntideks, milleks kasutatakse pikkade piidega reha ja tõmmatakse punti ja ning seotakse ilusti kokku, et teda järgmise etapina nii-öelda kuivatada. Ja kuivatamine toimub tänasel päeval saunas. Varasemal ajal parte peal, rehi all parte peal, sooja õuges. Linavars sisaldab väga palju niiskust ja vars muredamaks muutub, tuleb teda kuumutada. Kui meil on linad nüüd ära soojendatud saunas, saame hakata pihta linatöödega. Praegult ma murran linavart lõugutiga, mis on olnud üks esimesi linavarre murdmise tööriistu. Linaluu eemaldamiseks linakiust kasutame me ropsimõõka ja seda nimetatakse ropsimiseks, seda tööprotsessi. Nüüd need takud, mis siit eemalduvad, siit linakiust, nimetatakse ropstakkudeks. Ropstakud on need takud, esimesed takud, mida on kasutatud valdavalt köite valmistamiseks. Peale ropsimist hakkame linu harjama ja linu harjatakse linaharjal. Linaharjamine on vajalik selleks, et eemaldada liigsed luud ja liigsed lahtised kiud. Alustatakse hõredamal padjal, et eemaldada esimesed lahtised kiud. Ja need lahtised kiud, mis siit tulevad, need nimetatakse otstakkudeks. See peo tuleb kõvasti kinni põimida sõrmede vahele, et kiud välja ei jookseks. Kui otstakud on harjatud, kiud liigub hästi juba siit läbi nendelt harjastelt, siis liigub edasi tihedama padja peale, ehk siis, kus saame juba peenemat kiudu. Ja seda me neid takke nimetame juba peentakkudeks, millest saame siis valmistada juba peenemat lõnga. Kõikidel need takkudel on siis oma kasutus, kus neid kasutatakse. Et kui ropstakud on kõige sobilikumad köied valmistamise jaoks, jämedama köie valmistamise tarvis, siis otstakud on meil juba käterätid, sellised koredamad voodilinasid, tööriideid, tehti juba sellest kotikangaskooti ka sellest. Peentakud on juba peenema lõnga tarvis. Nüüd on meil käes kõige peenem kiud, mida nimetatakse linaks. Linakiud. Selleks, et me saaksime need linatakud
Ketruskõlblikuks tuleb nad ära raputada ehk siis sirutada. Sirutame kiud välja. Kui nüüd on valmis see kiud, mis on lahti raputatud, keerame ta koonlasse. Ja see laius on käelaba laius. Siin on linalaba, mille külge paneme siis selle linakoonla. Selleks on on peenikene pulk teravotsaga. Ja paneme seda august läbi, kinnitame selle linakoonla. Ja voki käsipuu külge. Lõnga ketramisel hoitakse vasaku käega lõnga keeret, nimeti sõrme ja pöidlaga, et lõnga keere ei jookseks koonlasse. Parem käsi juhib seda protsessi. Vasaku käega niisutatakse. Niisutamine on vajalik selleks, et lahtised kiud ei jääks värtna hammaste külge kinni. Ja nii valmib meie Põhjamaa siid.